hotellis, aga nädalavahetusel hakkab hommikusel kell 8, mida ma ei teadnud, et äkki leiame tee pealt süüa midagi. Ja kell 8 hakkavad juba soendussõidud pihta. Ja siis on soendussõidud läbi, on sõitjate koosolek, on GoPro Lab, on tiimide esitlus, siuke ametlik avamine nii-öelda. Ja siis on juba kvalifikatsioonisõidud, mis on väga tähtsad. Kell on saanud peaaegu 1, vabatrennid on nüüdseks läbi. Korraldadega on siin korralikud ikaldused. Huvitav, et Hollandis ei suudata see asju korraldada ilusti. Pesta ei saa siklip põhimõtteliselt, kuna vett ei ole ja 5 tunniga ei ole mitte midagi suudetud korda teha. Rada veits ilutile, võib-olla veits liiga palju meie poiste jaoks. Aga ja vaatame, kuidas meie kutid siis kvalifikatseeruvad. Loodame, et saavad kohe kvalifikatsioonist edasi põhisõitu, homsesse sõitu, et ei pea minema täna lohutussõitu veel siia kakerdama. Ja loodame, et väga hulluks mudakrossiks ei lähe siin. Tagasi laupäevast päevast väike kokkuvõte, et kvalifikatsioonisõitudes said meil edasi siis Näär, Kolts, Raudnagel. Valk läks lohutussõitu ja võitis selle ära, kui algus tundus päris raske, kui hakata 10. koha pealt olema. Aga pani hea sõidu, lühike sõit, aga sai väga hästi hakkama. Ja Hansmann sai kahjuks vigastada vist, võib-olla ei ole ka vigastatud, ühesõnaga siuke veider teema vabatrennis siis kukkumisega. 85 klassis siis finaalidesse otse Lukas Leok, Martin Raud, Aston Allas, Gregor Lootus läks lohutussõitu ja seal siis siklil juhtus mingi väga kummaline asi, mida väga tihti ei juhtu. Ja siis sellega oligi päev tehtud. Ja Robinis on ka hea toogu, et tema päev lõppes ka täna. Ja 125 klassis Travis Leok sai siis otse finaali sealt kvalifikatsioonist. Kaspar ja Karl läksid lohutussõitu, Kaspar Uip ja Karl Kiil. Ja Kasparil juhtus seal väike aps ja Kiilil suri sikel ära. Ja niimoodi see läks. Ja et nemad siis ka finaali ei saanud. Aga homne päev on ees. Homme siis loodame, et kutid finaalis kõmmutavad hästi ja toovad meile head kohad sealt. On pühapäeva hommik ja stardime vaikselt läksid raja poole tanklast läbi ja siis hakkab elu pihta. Kohe on algamas siis pühapäevased vabatrennid. Sõitjad saavad raja üle vaadata ja nii-öelda soojendussõidu teha enne algavaid võistlussõite. Ja rada on jah kindlasti nagu ära tehtud.
mingid kohad on jäetud ikka raskemaks, et ei ole kõik sile lennuväli, aga küll hulluks läheb, et sõitjaid on nii palju ja rada on siuke pehme ikkagi ja meie sõitjatele see kindlasti sobib. Ja vabatrennid teeme ära ja siis juba tegeleme startide ja võistlemisega. Soojendused on läbi saanud ja nüüd on siis siuke avatseremoonia. Rada tundub praegu nagu täiesti perfektne, väga hea võistlusrada. Eile oli siuke rohkem enduro kohati, aga tänaseks on nagu mõnusalt ära kujunud, päike paistab ja nad tulevad väga kiired ja väga vinged võidusõidud siit täna. Van de 909 Milo Reststrand uit Zweden. 28e plek, 703. Sai läbi. Nagu nägite, siis tõime Eestiga ära 2 poodiumit ja super tööd Jaak Olts ja Lukas Leok ja muidugi kõik ülejäänud sõitjad, et kõik andsid ennast tõesti maksimumi ja täpselt nii nagu läks, nii läks, et tõesti väga super nädalavahetus ja suur tänu kõikidele vanematele, suur tänu kõikidele toetajatele ja ilma ühise tiimita ei olekski siuke üritus võimalik. Et tõesti emotsioonid on laes ja siit saame ainult edasi ja kõrgemale ja kaugemale minna. Ja Eesti tõesti paistis jälle silma nagu eelmine aasta Rumeenias, et vinge. Viimane koosolek sai ka läbi. Võeti kogu üritus kokku, läbi ja kõik ja et need laupäevased probleemid, mis olid, siis pühapäevaks said enam-vähem kõik asjad klaaritud korraldaja poolt ja sõitjad jäid kõik suht terveks ja
tänane päev oli nagu super luks kõik siin. Ja meie sõitjad tegid head tööd. Ja nüüd ongi aeg vaikselt hotelli poole sättida. Ja homme siis lendan koju tagasi. Ja nii ongi.